Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja selgitan teile, kuidas muukida lahti Rakett 69 seifi. Sellel seifil on koodukk, kuid me ei tea õiget koodi ja kood tuleb kindlaks teha. Seda seifi uurides märkame, et esiteks teeb see pininat ja perioodilist pininat. Mida see pinin tähendab, seda me täpselt ei tea, kuid äkki on tegemist mingisuguse digitaalse signaaliga. Seda oleks võimalik kuulata stetoskoobi abil, kuid selle kuuleb ka kõrvaga ära, et tegemist on väga kiire signaaliga ning nähtavasti ei jõua inimene seda piisavalt hästi registreerida. Seega jätame seifi pealt kuulamise hetkel ära. Õnneks on meil kasutada kruvikeeraja ning siin paneelil on mõned kruvid, mida on väga lihtne eemaldada. 4 kruvi lahtivõtmisel näeme, et siin sees on väike peidik ning mõned juhtmed. Meil on kasutada ka luureinfo. See tähendab, et meil on teada selle juhtmestiku skeem, ehk siis, et milline juhe mida teeb selle nupustikul. Ja meil on kasutada ka tabel, mis näitab, milline binaarkood vastab millisele sümbolile. Ja ülesanne ongi leida sobiv binaarkood ning sellest tuletada õige kood. Nagu enne mainisin, siis stetoskoobiga on selle kuulamine küllaltki lootusetu tegevus. Võime proovida ka voltmeetriga. Siin on analoog voltmeeter, kuid ka selle seier liigub küllaltki aeglaselt ning seda seifi mõõtes ei pruugi me head tulemust saada. Palju mõistlikum oleks aga kasutada oszilloskoopi. See on selline seade, mis ongi mõeldud just nimelt kiirete signaalide uurimiseks. Vastavalt skeemile peame me mõõtma signaalijuhet, mis on punast värvi. Selle uurimiseks võtan kõigepealt pistiku siit lahti ning ühendan selle seifi lukuga ühe juhtme. Kasutan siin punast juhet. See on siis ääres teine. Ning selle juhtme pealt saame me loodetavasti sobiva info selle kohta, mis on selle seifi kood. Kuid elektrimõõtmisi tehakse reeglina 2 juhtmega. Meil on see signaal, mida me uurime ning lisame siia veel teise juhtme, mis on maadlusjuhe, ehk siis see nulltase, mille suhtes me mõõdame. Ja nüüd ühendan signaaliklemmiga oszilloskoobi sisendi ning maadlusjuhtmega selle maadlusklemmi. Ja kui juhtmed on ühendatud, näeme, et siin ekraanil hakkavad toimuma muutused. Kuid selleks, et see signaal nüüd välja lugeda, peame hakkama muutma selle oszilloskoobi parameetreid. Kõigepealt tuleks meil saada kogu signaal ekraanile. Selleks muudan horisontaalset zoom'i, ehk siis seda, mitu sekundit või millisekundit on korraga ekraani peal. Ehk siis sisuliselt mahutan ekraanile rohkem infot. Nüüd näen juba paremat tulemust, kuid siin äärtes on kindlasti veel ruumi. Nüüd, kui kogu signaal on ekraanile püütud, jätan oszilloskoobi sobival hetkel seisma. Ja nüüd hakkame seda signaali uurima. Näeme, et siin ekraanil on alguses signaal pidevalt üleval ja võime eeldada, et see info meid ei huvita. Signaali hoitakse lihtsalt pidevalt kõrgel ning seal ei ole mingeid olulisi andmeid. Kuid siis, kui see sakiline osa hakkab pihta, oleme jõudnud sellesse alasse, kus edastatakse andmeid ja liigutades seda signaali ekraani peal, teeme nii, et me näeksime korraga kogu signaali. Digitaalne signaal koosneb ühtedest ja nullidest, ehk siis binaarkoodist. Ja antud hetkel on ekraanil selline olukord, kus üleval on 1 ning all on 0. Ja siit see signaal algab ning see algab kohe nulliga. Kuid kas seal on 1 või 2 või enam nulle, seda me kohe ei tea. Selleks tuleb natukene seda ekraani uurida. Siin alguses on 2 ühelaiust riba, kuid siin on ka üks kitsam, isegi mitu kitsamat osa. Ja see kõige kitsam väärtus tuleb võtta lihtsalt 1 ühikuks, ehk siis, et see on 1 bitt. Kui siin alguses on see sakk 2 korda laiem, võime öelda, et tegemist on 2 bitiga, ehk siis see signaal algab 2 nulliga. Hakkan seda signaali nüüd üles kirjutama, ehk siis 0, 0. Seejärel on sama pikk ühtede periood, ehk siis 2 ühte. Nüüd on signaal madal veidi rohkem aega. Võime selle signaali laiuse järgi hinnata, et seal on 3 nulli. Ehk siis biti pikkus ehk siis aeg on alati sama suur. Seejärel 1, 1 ning 2 nulli. Millele järgneb 3 ühte ning 2 nulli. Seejärel 1, 0, 0, 1, 1. Seejärel 0, 0, 0, 1, 0, 0 ning 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ja see ongi kogu kood, mida masin meile hetkel väljastab. Vaatame, kas siin on andmeid, mida dešifreerida. Klaviatuuri uurides näeme, et siin on sümbolid 0, 1 kuni 9, tärn ning trellid.
Seega pole mõtet vaadata siin tabelis näiteks tähti või siis sulgusid. Kui vaadata numbreid lähemalt, siis võime märgata, et need kõik algavad 0011-ga, nagu ka see kood siin. Ehk siis 0011 võiks olla mingisuguse numbri algus. Ühtlasi võime me ka märgata, et need binaarkoodid koosnevad kõik 8 sümbolist ehk siis 8 bitist. Täpselt nagu arvutiski. Ja seega võime oma pika biti jada jagada 8 gruppideks. Siit algab esimene, siin lõpeb esimene, 0011-ga algab järgmine, siin lõpeb teine, taaskord 0011, kolmas sümbol ning 4. sümbol. Ning nüüd leiame tabeli abil, mida need tähendavad. 0011, 0001 tähendab ühte. Paneme selle kirja. See siin tähendab 1, 0011 ning 1001 annab meile, et see siin on kokku 9. Seejärel 0011, 001, taas nagu alguses, annab meile kokku sümboli 1 ning viimane kood 0011, 1000 on 8. Ehk siis selle loogika järgi peaks avanema safe koodi 1918 järgi. Võtame need mõõtmisotsikud ära ning ühendame klaviatuuri tagasi. Ja proovime, sisestame siia ilus arvu 1918, Eesti Vabariigi iseseisvumise aasta. See on õige kood, safe avaneb ja täpselt nii lihtne ongi lahendada Rakett 69 safe'i mõistatust.